Tere, ilusat nädalavahetuse algust. Vaatame sõnumit, vaatame, mida need energiat meile nädalavahetuseks räägivad. Ma tegelikult juba tõmbasin 2 kaarti siit oma lemuuria pakist ja küsisin lemuurlastelt sõnumit. Laias laastus jätkab see sama sõnum, mis on hästi tihti olnud, et unista suuremalt, vaata suuremat pilti, et tule sellest oma probleemist või sellest olukorrast, kus sa praegu oled, korraks välja ja vaata seda nagu kõrvalseisja pilguga, vaata seda neutraalselt, vaata seda kaugemalt. Et kui me oleme oma probleemide keskel, siis me alati ei oska näha seda suuremat pilti selle taga või miks meil see probleem hetkel on üldse kasulik, et kuidas saab üldse probleem ja raskus kasulik olla. Aga alati iga raskuse, mure ja probleemi sees tegelikult on kingitus. Kuna me elame duaalses maailmas, siis alati peab seal olema midagi ka vastama sellele, eks ole. Et halvale peab vastama hea ja vastupidi. Ja siin probleemidest üks kaart räägibki, et need eluraskused ja õppetunnid ongi just need, kus sa õpid kõige paremini. Ja olles oma probleemide keskel ja neid lahendades, saavutad sa teadmised ja väärtused ja oskused, mida ükski õpetaja sulle edasi ei saa anda. Et me võime õppida välistelt õpetajatelt väga-väga palju, aga kui puudub oma kogemus, siis ei ole sellel õpitul justkui nagu kinnistatust või sellist sügavust, ja kui me ise kogeme midagi läbi, siis meie teadvus areneb palju rohkem, meie eneseusk areneb palju rohkem, meie arusaam iseendast areneb palju rohkem, mida ei saa kuskilt väljaspoolt õppida. Me saame seda ainult läbi iseenda õppida. Ja see kaardi sõnum oli ka selline huvitav, mis autor oli seal kirjutanud, et tormi silmas õpid sa kõige rohkem ja seda, mida ükski õpetaja sulle edastada ei saa. Ehk siis teinekord need kõige suuremad raskused on meie kõige suuremad ja väärtuslikumad õpetajad, kus me omandame väga olulisi taipamisi, väga olulised spirituaalsed ärkamised tulevad raskuste keskel ja kus me omandame oskusi iseenda kohta ja teadmisi iseenda kohta, selliseid sisemisi teadmisi. Ja seda ei saa mujalt väljaspoolt, nagu ma juba ütlesin, eks ole. Et kõige parem viis iseennast tundma õppida on visates ennast pea ees vette. Ja siis vaatad, kuidas sa sealt välja ujud. Nii, sõnum erineitsidelt ka nädalavahetuseks, mis siin kukkus. Kaitsekaart kukkus, mis tähendab seda, et kui jätkates siin probleemidega, et teinekord need probleemid tekitavad tunde, et kõik kukub laiali, et kui probleem on ühes aspektis sinu elus, eks ole, siis tegelikult see mõjutab meie emotsionaalset tasakaalu ja see emotsionaalne tasakaal hakkab mõjutama kõiki meie teisi aspekte, sest meil kaob ära mingisugune turvatunne, meil kaob ära usaldus, meil kaob ära mis iganes kindlustunne, et sellised baasvajadused kipuvad minema kõikuma. Aga ära unusta, et tegelikult sa oled alati kaitstud. Tegelikult sinu inglid alati töötavad sinu kaitseks, sinu spirituaalne tiim, sinu hingejuhid, sinu esivanemad on alati sinu kaitseks olemas. Nad seisavad selle eest, et ükskõik mis olukorras sa ka ei oleks, tuleks sellest võimalikult parim tulemus.
aga nad ei saa teha ühtegi otsust ega valikut sinu eest, sest otsustaja ja valija oled sina. Nemad saavad sulle näidata suuna ette, nemad saavad sulle meelde tuletada, et sa oled kaitstud. Aga kas sa usud seda? Kas sa usaldad seda? Kas sa võtad selle vastu? Kas sa teed nendega koostööd? Kas sa oled avatud oma spirituaalsele tiimile, et nad saaksid sind kaitsta, sest me elame vaba tahte maailmas ja nemad ei saa teha sinu eest asju ära. See on reeglite vastane. Aga nad tuletavad meelde, et nad on olemas, nad kaitsevad ja ühtegi probleemi sa üksinda ei pea lahendama. Me ei ole tegelikult mitte kunagi üksinda. Alati on meie ümber tiim. Ja tuli selline kaart nagu alkeemia, sobib väga hästi siia teemasse. Mis on alkeemia spirituaalses mõttes? Alkeemia on põhimõtteliselt nagu varjutöö. Ehk siis sa võtad oma selle probleemi ja hakkad seda üksipulki kõigepealt lahti harutama. Millised on need pisikesed sammud, et sa saaksid ennast täidata, et selles olukorras mingisugusele selgusele jõuda. Sa ei pea kohe kogu lahendust teadma, vaid mis on see esimene samm. Ja sa hakkad seda probleemi keerama enda jaoks kui suurepärast õppetundi, kus kasvada veelgi suuremaks ja tugevamaks ja kus saavutada veelgi paremini iseenda potentsiaali, mitte kui, et ma nüüd olen ohver ja et see olukord on tulnud sind lammutama. Ehk siis sa leiad sellest olukorrast omale kingituse ja transformeeridki selle raske olukorra enda jaoks oluliseks väärtuseks ja selleks, mis sul on sealt iseendale kaasa võtta kullaterana, ütleme niimoodi. Et see ongi alkeemia, et sa ühe energia transformeerid teiseks energiaks. Et sa näiteks selle kurbuse energia transformeerid enda jaoks tugevuseks, mingisuguseks tugevuseks, et oled suurepäraselt suutnud vastu pidada raskele olukorrale, mingisugusele kurvale olukorrale ja sa tulid sellest võitjana välja, järelikult ma olen tugev, eks ole, mis sest, et vahepeal oli kurb või mis iganes olukord sul praegu ette tuleb või milles sa hetkel oled. Nii, aga tarokaardid nädalavahetuseks, mis on meile sõnum, mis on meile nõuanne, mida me peame teadma. Üldised energiat nädalavahetuseks. Nii. Mõõkade rüütel tuleb meile kohe siia. Ma vaatan natukene edasi, mis energiat siin veel on. No, konflikti energiat tulevad siia sisse. Mingi probleem on õhus. Mingi probleem on õhus, mis tahab saada lahendust. Ja muidugi siin kõrval on õppetunni kaart ka. No ikka mingi väga raske lohisev energia on siin jälle. Aga kaardid näitavad ka, et see on nagu osa mingisugusest testist või osa sinu sellisest kasvuprotsessist, kuidas sa sellega toime tuled. Mida sa selle olukorraga ette võtad, mida sa teha kavatsed? Kas sa kavatsed jääda istuma ja ootama või kavatsed jääda ohvri rolli või sa kavatsed hakata tegema mingisuguseid samme või kavatsed sa üldse selja keerata, et mis on sinu need valikud ja suunad, mida sa arvad, et sinu jaoks oleks õige teha.
Ütleme nii, et see olukord võib-olla tahab, et sa päris kiiresti otsustaksid. Ta on natukene on selline, et sul ei ole kaua aega mõelda või kaua aega otsustada, et see tahab juba saada mingisugust lahendust ja mingisugust sellist sinu otsust. Et need energiat saaksid hakata liikuma, sest midagi on väga kaua paigal seisnud. Väga umbseks on läinud juba. Vaatasin natukene lähemalt, millega seoses see probleem võib olla. See on mingisugust isiklikku laadi. Inimeste omavahelised suhted. No, kust mujalt need konfliktid ikka tekivad, ikka inimeste omavahelisest suhetest. Aga see on kuidagi seotud piiridest ülesõitmisega või eneseväärtustamisega, et mingisugune ma rääkisin enne siin kaitsest ka, et mingisugune nagu selline piiride kaitse oleks vaja enda ümber panna. Ära lase endast üle sõita või ära lase ennast mõjutada. Siin tuleb seda tuleenergiat tuleb päris korralikult läbi, et ehk siis suhetes võib väga palju sellist tulisust olla. Ja äkilisust ja mõtlematust ja sellist nagu liiga otsekohest ütlemist, et otsekohesus on hea, teeb probleemid selgeks, on kohe aru saada, mis toimub, eks ole. Aga teinekord see otsekohesus võib hoopis suhteid natukene kõikuma viia. Ja iga inimesega liiga otsekohene ei saa olla. Ja tulebki olla pigem taktitundeline ja tuleb tajuda iseenda ja kogu selle olukorra piire, kus sa oled. Et mulle tundub, et natukene tuleb seda tajumist viia endast kaugemale ja aru saada, mis olukorras sa oled, et kas sellises olukorras on õige käituda nii, nagu sa tahaksid käituda. Et kas selle olukorra ja selle keskkonna vastuvõtlikkus on selline, nagu sa tahaksid ennast näidata, et teinekord me tahaksime küll öelda palju, me tahaksime küll teha palju, aga ei ole seda vastupeegeldust, et suudetakse seda vastu võtta. Ja teinekord ongi mõistlik panna piir vahele ja ei olegi vaja öelda. Ei olegi vaja teha. Et sihukest tunnetuslikku lähenemist on vaja see nädalavahetus päris korralikult. Sest need konfliktid kipuvad siin õhus olema. Aga kuna siia tuleb ka lõpetatuse kaardid. Mingisugune, ma vaatan natukene lähemalt, ühesõnaga see arusaamatus või see probleem või see konflikt toob täiesti sellise lõpetatus, millele lõpetatus, et toimub edasiliikumine. Kuhu see lõpetatus viib? Armastajad. Tasakaalukaart ehk siis peaingel Miikael ja mõõkate kuus, mis siin all on, pentaaklite rüütel. No jätkame ikka selle suhtetasandi puhastamise teemaga, aga tundub, et täna, mitte täna, vaid see nädalavahetus energia tahab kuidagi üles tuua mingisugust konflikti. Nagu ma siin juba olen rääkinud. Ja
see viib millegi lõpetatusse ja millegi puhastusse, millest tekib ühendus ja edasiliikumine. Koos edasiliikumine. Teinekord on vaja korraks maapinda raputada, et see muld seguneks ja muutuks viljakamaks, eks ole. Teinekord ei olegi tülid ja konfliktid selleks, et viia midagi laiali, vaid need hoopis muudavad keskkonna viljakamaks ja tekib parem arusaam teisest inimesest. Ja võib-olla see konflikt ongi tekkinud sellest, et ei ole arusaama teise inimese visioonidest ja soovidest ja läbi selle konflikti tekib parem arusaam ja selgus, et saaks paremini koos edasi minna. Vahet ei ole, kas see on siis romantiline või sõbrasuhe või kolleegide vaheline suhe, aga tekib mingisugune leppimise ja ühinemise moment. Tasakaalukaart siin, nagu ma ütlesin, on peaingel Miikael ja peaingel Miikael on kaitseingel. Et see kaitstuse teema on väga-väga aktuaalne, tundub. Et tasuks esiteks endale meelde tuletada, et inglid alati kaitsevad, spirituaalne tiim alati kaitseb. Võid enda kaitsekristalle, oma kaitserituaale, oma kaitsetalismane, kõike seda metoodikat uuendada, teha endale kodus puhastust, teha enda energiaväljale puhastust, mis iganes, et ise kaasa aidata selle kaitse tekkimisele. Koos sellega, et sa tekitad suhte oma spirituaalse tiimi vahel ja usaldad, et nad suudavad sind kaitsta. Ja mis ma selle konfliktide kohta veel informatsiooniks saan, et konfliktid ei teki kunagi niisama. Konfliktid on alati vähemalt kahe inimese vaheline mingisuguse kolmanda teguri tõttu ja see kolmas tegur saab ära lahendatud. Vahet ei ole, kas see on kolmas osapool suhetes, kas see on mingisugused muud probleemid, rahaprobleemid, usaldamatuse probleemid. Mõnes suhtes on ämm vahel, mõne sõbra suhtes on, ma ei tea, kes vahel, eks ole, kolleegide vahel, võib-olla ülemus on vahel, mis iganes. Mis iganes see kolmas faktor seal suhete vahel on. Selle osas tuleb selgus. Ja arusaam ja taipamine ja selline silmad lõpuks avanevad. Et loksuvad need asjad paika, aga need tulevad natukene selliselt, võib-olla äkiliselt ja tormiliselt. Ei taha teid ära hirmutada, aga seda energiat ma siin praegu näen, et mingisugune raputus käib. Ja siis tekib selline moment. Vot nii. Selline sõnum meile nädalavahetuseks. Kui resoneerus, võtta kaasa, kui ei resoneerunud, siis jäta maha. Nii et mõnusat nädalavahetust ja tšau!